Elektrooniline hääletamine on mugav ja turvaline võimalus osaleda valimistel kodust lahkumata või vastupidi, hääletada kas või rannaliivalt. Viimastel valimistel on oma hääle interneti teel andnud iga kolmas valija. Andmed näitavad, et tüüpiline e-hääletaja ongi tüüpiline hääletaja. Osa valijaid, kes varem käisid jaoskonnas hääletamas, eelistavad lihtsalt nüüd e-hääletada. E-hääletavad nii noored kui ka vanad, mehed kui ka naised ning erisuguse haridustasemega valijad. E-hääletamise võimalust kasutavad enim 25–64-aastased valijad, kuid ka nendest nooremad ja vanemad valijad. Vanaemad, vanaisad e-hääletavad sama tõenäoliselt kui nende lapselapsed. Näiteks 2021. aasta kohalikel valimistel oli 18–24-aastaste e-hääletajate osakaal sama, mis üle 75-aastastel. Mida aeg edasi, seda loogilisem on, et vanemate inimeste osakaal e-hääletamisel kasvab. Kui algusaegadel oli e-hääletajate seas rohkem kõrgharitud valijaid, siis nüüd on e-hääletajad hariduse poolest läbilõige Eesti ühiskonnast. Näiteks oli 2021. aasta kohalikel valimistel e-hääletajate hulgas kõrgharidusega inimesi 42% ja kesk- või kutseharidusega inimesi 51%. Ka sooliselt jaguneb elektrooniliselt hääletajate osakaal üsna võrdselt. Erinevus on vaid hääletajate arvuti kasutamise oskustes. Inimesed, kes hindavad oma oskusi halvaks, ei hääleta elektrooniliselt. Andmete põhjal võib seega öelda, et e-hääletamine ei suurenda ühe või teise erakonna häältesaaki. Osa valijatest on lihtsalt vahetanud hääletamise viisi. Sama erakonda valiksid nad ka jaoskonnas, kuid on vahetanud nüüd paberi ja pastaka hiirekliki vastu. E-hääletamine võtab keskmiselt 2–3 minutit. Paberil hääletamiseks kulub koos jaoskonda minekuga reeglina 30–40 minutit. E-hääletamise ajavõit paberil hääletamise ees on 10-kordne. Rohkem infot e-hääletamise kohta leiad veebilehelt valimised.ee.